Teadus, tõde, usaldus. Kas ma usaldan teadust või ma usaldan teadust? See on kuidagi jube absurdne fraas. Nagu usaldus ei ole universaalne. Et näiteks keegi küsib minu käest, et kas sa usaldad mind või nagu, aga kas mind saab usaldada? Antud juhul küsimusele tuleb lisada täpsustus, et kas sa usaldad mind mingi konkreetse asjaga mingil konkreetsel juhul. Nagu et universaalset usaldust kui sellist, mis kehtib kõikidel juhtudel ja universaalselt nagu gravitatsioon või nii nagu võib usaldada, et hingates on õhk olemas. Aga muul juhul, et kas sa usaldad mind oma naisega, kas sa usaldad mind oma rahavõtiga, kas sa usaldad mind oma koeraga, kas sa usaldad mind oma koduga, kas sa usaldad mind oma raamatutega, kas sa usaldad mind oma relvaga. Usaldad sa mind millega täpselt, nagu konkreetne täpsustus on puudu. Tihtipeale räägitakse usaldusest, aga ei räägitaks millisel konkreetsel juhul ja millega see usaldus kehtib. Et otsustava tähtsusega täpsustus on alati antud lausest puudu. See on ka nagu selline tüüpiline olukord, millega ma pealiskaudse suhtlemise juures kokku puutun, et alati on otsustava tähtsusega detailid ütlemata. Aga tagasi selle põhiteema juurde, et ma usaldan teadust. Ma usaldan teadust millega? Kas ma usaldan teadust oma tervisega? Kas ma usaldan teadust oma rahaga? Kas ma usaldan teadust oma naisega? Kas ma usaldan? Mis mõttes ma usaldan teadust? Need kaks sõna nagu tegelikult ei kuulugi kokku, kuna tegelikult teaduse põhiolemus on usaldamatus ja küsimuste esitamine. Sest kõik teaduslikud läbimurded, mis ajaloo vältel üldse kunagi saavutatud on saavutatud küsimuste esitamise teel ja usaldamatuse teel ja õigete küsimuste esitamise teel. Nagu inimesed aeg-ajalt mõtlevad selle peale, et küsimusele on vale vastus, aga nad ei tule selle peale, et nende küsimus on vale. Et esitatakse valesid küsimusi, nagu näiteks küsimus usalduse kohta. See küsimus on valesti püstitatud. Puudub otsustava tähtsuse täpsustus. Usaldan millega täpselt. Aga teaduse puhul on ka vaja täpselt püstitada õigeid küsimusi. Ja selleks, et juba õigeid küsimusi küsida, selleks on vaja päris palju eelteadmisi. Alguses sa ei tulegi selle peale, et sa ei oska küsimust küsida, aga siis, kui sa juba õpid küsimuse selgeks, siis hakkab vastamine raskemaks muutuma. Et alatasa küsitakse nagu tähenduseta küsimusi. Näiteks, et kas see on hea auto, küsib keegi minu käest. Või millist autot tasub osta? See on nagu absoluutselt tähenduseta küsimus. Ma ei saa aru sellisest küsimusest. Kas sa ise siis ei tea, millist autot sa tahad? Kas sa ei tea, millised vajadused sul on? Kas sa ei tea, milline auto sulle meeldib? Miks sa seda minu käest küsid? Ma ei oska seda öelda ju. Ma ei tea, milline auto sulle meeldib. Ma ei tea, millised omadused sulle meeldivad. Ma ei tea, mille jaoks sul autot vaja täpselt on. Et sellel küsimusel on nagu niivõrd palju puudujääke. Nagu see on kuidagi tähenduseta küsimus. Okei, asja juurde tagasi veel. Et
usaldus, teadus ja tõde. Tõde samuti näiteks uudiseid lugedes või infot tarbides alati on nagu rohkem kui ühepoolne info. Ühe poole info ja vastaspoole info, aga kumbki nendest ei ole tõde. Tõde nagu just hiljuti illustreerisin selgitamaks, mis on tõde, oma pointi. Tõde on nagu Marilyn Manson, nagu kahe erineva poole vahel on peenike joon. Nagu ühel pool on Charles Manson ja teisel pool on Marilyn Monroe. Nad on kaks poolt, kumbki neist on osaline tõde. Ja tegelik tõde on siin vahel, kus on üks peenike joon ja seal peal on Marilyn Manson. Et see on nagu illustratsioon, et tõde on nagu kahe erineva või vastandpoole või näiliselt vastandpoole vahel oleval peenel joonel. Ja Marilyn Manson sobib selle illustratsiooniks päris hästi. Aga selline seadus kehtib nagu erinevate allikate kontrollimiseks. Näiteks kui mingid allikad varjavad tõde või annavad ainult ühepoolset infot ja kortsutavad kulmu selle peale, kui inimesed tarbivad nende ette antud allikatest erinevat infot, siis need on tegelikult türannid, kes üritavad saada orjavalitsejateks. Orjad on need, kes küsimusi ei esita või esitavad valesid küsimusi, kes ei suuda näha tõde ja usuvad seda, mida iganes ette öeldakse. Aga tegelikult on ka mingi muu pool ja see tõde on hoopis kolmas asi kahe vastandpoole või näiliselt vastandpoole vahel. Umbes nagu Marilyn Manson on Charles Mansoni ja Marilyn Monroe vahel. Siukene illustratsioon, aga see illustreerib nagu seda vastaspoolte või erinevate poolte vahelist tõe asukoha leidmist või nagu seda tõe leidmisvalemit. Kahe vastandliku poole vahel on peenike joon, kust leiab tõe. Ja sinna jõuab ainult küsides õigeid küsimusi ja olles usaldamatus nagu õiged küsimused peab olema ka õige usaldamatus. Nagu usaldamatus ei ole ka universaalne. Ta peab olema teatud mahul nagu konstruktiivne selline. Vastasel juhul oleks see vaimuhaigus. Okei. Siuke mõte. Ma loodan, et ma sain teile veidi väärtust lisada. Aga tänaseks jääme selle juurde.